päevast, mina Marko ja Liinestist. Alustasime oma ettevõttega täpselt 5 aastat tagasi ja mõtlesime, et me oleme väga head IT-lahenduste pakkujad ja me oskame tehisintellekti ka juba päris hästi ja siis mõtlesime, aga kus me seda siis rakendame, kus on meie teadmistest turul kõige suurem vajadus? Mida me peaksime tegema selleks? Ja kuna me juba tootmistele pakkusime erinevaid messi ja tootmisplaneerimise lahendusi, siis kõrvalt vaadates nägime, kuidas tootmised teevad manuaalset tööd tootekontrollidega. Ja seda mitte 1-2 tehases, vaid praktiliselt kõikides tehastes. Et kõikides tehastes on sees kvaliteedi kontroll, mida tehakse inimestega. Sellel pildil on meil näha meie tüüpiline tööprotsess, et meie kui IT-inimesed pidime minema päris tootmisse ja pidime kaasa võtma oma senised praktikad IT-lahendused, panema kokku siis tegelikult ka selle päris masinatööstuse. See oli meil tore reis, aga selleks, et selle masinatööstust IT-ga tegelikkuses kokku panna, tuli mul leida ka partnerid. Võtsin siis interneti lahti ja hakkasin otsast minema. Esimesena, kelle otsa komistasin, oli Aramett ja selle Arameti ettevõttega me põrutame tänase päevani edukalt siin Eesti turul. Et lahendused näevad välja ülimalt tehniliselt, nagu need tootmised ikka. See must kast on meie üks tüüpilisemaid lahendusi. Alt sõidab toode läbi, seal kasti sees istuvad andurid, kaamerad, laserid ja siis tarkvara abil me teeme otsuseid, kui hea on toode ja pärast seda liini siis tõstetakse toode õigesse taskusse, õigesse kasti, vastavalt siis etteantud kvaliteediparameetritele. Tänaseks päevaks oleme Eesti turul juurutanud nüüdseks üle 15 erineva kvaliteedilahenduse. Iga lahendus, mis me teeme, läheb kiiremini, läheb ladusamalt, annab ka klientidele alati rohkem väärtust. Oleme jõudnud juba ka nii-öelda standardlahendusteni, mis pakuvad, kus me läheme tõesti juba kohale, paneme oma seadmed püsti ja järgmisel päeval töötavad. Aga paratamatult kliendid on unikaalsed, tooted on unikaalsed, igale tootele on antud oma kvaliteedinõud, et peame tegema custom-arendust, peame tulema kohale, tegelema projekteerimisega, tegelema tarnetega ja tihtilugu projektid on ikkagi sinna poole aasta kanti. Mis on projektide juures klientidele eripärane? Selleks on nende kvaliteedinõuete määratlemine ja kogu see õpetamise protsess, et kui hea see toode on, et millised efekte ma sealt pealt otsin. Mul on paar näidet teile ka, et siin üks näide on palgi mädaniku kontroll, et kui saakaatest tuleb palk sisse, et siis kas see palk on korrektne või sisaldab ta mäda. Lihtne, eks? Selle jaoks, et arvutile see selgeks teha, ei ole vaja midagi muud teha, kui koguda pildid kokku mäda palkidest ja korrektsetest palkidest ja arvuti lihtsalt näidata neid. Arvuti õpib selle pealt ise ära, täiesti õpib kohe, rohkem ei peagi midagi tegema ja edasine protsessiga siis valmis liini peal suudab ta murdosa sekundiga juba selle otsuse ära teha, kas tegemist on mädaga või mitte mädaga. Ja täpsus näiteks selle projekti puhul on üle 99%. Või siis teine äärmiselt lihtne näide. Kui ta pidi
puusüü asub laual. Et tuleb keerata laud alati ühtepidi, nii et puusüü asub niimoodi avatuna ülesse. Ja jällegi, lõppkliendil on oluline määrata ainult ära, et kas selle laua peal on sul puusüü ülesse või allapidi. Ainult 2 otsust, üles-alla. Ja neid pilte arvutil näidates suudab arvuti ise selle ära õppida. Kui ta pidis on ja täpsus on parem kui lõpus inimesel. Nii mõned nüüd olulisema kliendilood ka, et kus valisin välja sellised juhtumid, mille väärtus kliendile on olnud meie projektidest kõige suurem. Ja esimene kliendilugu pärineb mul EcoPurge'ist. EcoPurge on Pärnumaa ettevõte, kes toodab kaselippides, kasepalgist liimpuitkilplaudu, mis kasutatakse näiteks köögi tasapindades ja nii edasi, et neid kasutuse võimalusi on seal palju. Neil on 164 töötajat ja käive kuskil circa 40 miljoni euro kandis. Nii, mis oli meie ülesanne? Meie ülesanne on enne seda, kui klotsid lähevad liimimisse ja nendele hambad peale tekitatakse, kontrollida ära, kui hea see klots on, kas ta sobib üldse sinna lõpptoote sisse, on tal mingi mädanik peal, on tal lõhega, on tal koor sisse jäänud, praak välja visata liini pealt, aga kõige olulisem ülesanne on keerata klots õiget pidi. Niimoodi, et kui pärast te seda töö tasapinda vaatate, et siis kõik klotside kõige parem külg oleks kõige peal, nii et see pea tasapind oleks võimalikult sile ja ühtlane. Me teeme seda hetkel 180 meetrit minutis. Kujutan ette, liin liigub, see teeb umbes 4 klotsi sekundis. Ehk siis kogu klotsi otsus 4 külje peale peab olema välja toonud 0,25 sekundiga. Kogu analüüs. Need IT-ettevõtted, kes on harjunud veebis nuppe tegema ja nupu taga loevavad aegad 1 sekundit, 2 sekundit, see on okei, eks. Et 2 sekundi, see on väga hästi töötav tarkvara, et kõik toimib. Aga meie otsus peab tulema 0,25 sekundiga ja kvaliteetne, nii et pärast, kui ettevõtte juht tuleb sinna liini äärde ja ta sulle ühe klotsi võtab üles ja küsib, miks selle nii tegi, miks ta selle otsuse sellisen tegi, pead olema ära suutnud juba liini taga ära vastata, et näed, põhjus on selles. Et iga otsust pead olema valmis ka põhjendama, mistõttu õpetamisprotsess on meil hästi oluline projekti osa seal. Nii, aga mis väärtused ettevõtte jaoks siis kõige suuremat võitu andsid? Me tegime neile ära 2 liini, me istume selle tootmisprotsessiga, otse tootmisprotsessi kõige kriitilisemas ahelas. See kvaliteedikontrolli tehti ühe liini peal 4 inimesega ja 3 vahetuses, nii et 12 inimest siis ühte vahetusse. Ja see moodustab ettevõtte inimeste arvust 7%. Et neid enam vaja ei lähe. Teine, see on küll kulude kokkuhoid, see on inimeste kokkuhoid. Enam-vähem masin teeb samaväärset tööd inimestega. Klient peab ise kõige olulisemaks teemaks seda, et suudeti tõsta liini kiirust 160 meetris minutis 180 meetri minuti peale. See teeb siis 12%. Ja see tähendab nende jaoks olulist tootlikkuse kasvu. Suuremad käibenumbrid, paremad kasumeid.
nii teine kasutuslugu on pärit kombipuudist. Umbes sama suur ettevõte nagu Ecopöts, 211 töötajat ja 50 miljonit eurot käivet ja toodavad nad liistusi, põradaliistusi, igasuguseid liistusid erineva profiilidega. Ja nendele siis tagasime liistukontrolli 2 liiniga, et iga liini peal ennem töötas 2 inimest ühes vahetuses, mitu vahetust siis korrutame inimeste arvuga, saame inimeste võidud kätte, kui palju enam inimesi selle liini peal töötama ei pea. Ja põhivõidud, mida ettevõtte juht mulle ütles, oli see, et nüüdseks on neil tagatud kvaliteet, vähem reklamatsioone tuleb tagasi, autokoormaid Jaapanist on tagasi nii palju saadeta, aga ütles, et ka ootamatu ja tegelikult suurim võit tuli tegelikult mainevõit neile. Et nendel käib tehases palju delegatsioone ja Jaapani delegatsioonid siin alles just käisid seal ja vaatasid liini, kuidas siis inimeste asemel masin otsustab toote kvaliteedi, toote lõppkvaliteedi, ütles äge, cool. Ja sellega ta oli väga rahul, et saab seda öelda, et kuskil mujal jaapanlased sellist lahendust näinud ei olnud. Et tehisintellekt tegelikult lõppkasutajaks ei ole mitte midagi keerulist. Nendele on asi hoomatav, õppeprotsess on tegelikult oluliselt lihtsam kui muidu defektide määramisel. Et tehnoloogiaga päriselt töötab ja päriselt suudame need nii tööle panna, et lõppväärtus tehase jaoks on maksimaalne.